Tere hommikust kõigile! Minu nimi on Jaanika Mõru. Täna on meil külas Priit Lilleväli ja ma ei tea, Priit, kuidas sina nende laulusõnadega rahule jäid? Ei osanud oodata kohe neid, et selline riim ja laulujupp on kokku pandud, väga, väga, väga tore ja väga, väga õiged sõnad minu meelest. Mhm. Aitäh selle eest. Palun, me teeme alati igale osalejale, kes meile külla tuleb, vastavalt tema siis stiilile, olekule ja ka teemale laulud, mida siis aitab meil AI teha, nii et aitäh. Ma nüüd ei teagi, kas täna tänada Triinu või Dianat, kes selle hea töö tegi. Mõlemale suur aitäh, vahet pole, te teete alati väga head tööd. Aga eks selle taga on ka see, et korra tekib ehmatus, kui me räägime vastutuse võtmisest ja laulust, mis on selline luuleline ja pehme ja teeme ära ja siis tuleb kaamera kinni või kaamera käima läheb, siis tuleb sihuke tõsine mees meile siin vastu. Et kas täna tulevad tõsised teemad või täna tulevad sellised natukene siis luulelisemad teemad? Kuidas meil täna läheb? No mina arvan, et see sõltub selle kuulaja vaatenurgast, et me ei tea, vaata, millises olukorras see kuulaja on, et kas tal on vastutuse võtmisega seoses tõsisemad olukorrad, probleemid või väljakutsed elus või on ta hetkel sellises heas kohas ja ta võtab seda kui luulelist vaatamist täna, et raske öelda. Et koolitaja karjääri jooksul coach'ina kuni kaheksa aastat tegutsenud on väga erinevaid olukordi olnud, et on nii luulelised kui ka väga tõsised ja ka karmid teemad nende vastutuse võtmise asjaolude ümber. Väga hea, see on üks minu lemmikteemasid. Tunnistan ausalt, et ma ei ole üldse täna siin subjektiivne hommikune juht ega kuulaja, sellepärast et mina ise kuulasin Combat Ready ühte koolitust siis, kui ta teil tuli, ma arvan, 3 või 2 aastat tagasi ja väga tugevalt mõjutas mind. Nii mul on väga hea meel, et te siin jälle täna olete. Tutvusta, Priit, kõigepealt ennast, Combat Ready't, mis see on, mida te teete ja siis räägime sellest vastutuse võtmisest. Ja Mhm. kuidas siis ennast sellesse positsiooni panna, et kuidas tundub, et kas peab karmilt või luuleliselt lähenema? Jaa, loomulikult. Ma olen ennekõike, võib-olla kõige tähtsam roll on isa kahele ägedale pojale ja abikaasa oma abikaasale. Ja sealt tagasi siis kombatandi instruktor, nüüd juba vist 4. aasta hakkas jooksma. Ja taustalt siis endine kaitseväelane, osalenud 2 Afganistani missioonil. Ehk siis vastutuse teemad nii raskete kui ka väga raskete situatsioonide sees ja ka juhtimine selle juures ei ole väga võõras. Ja loomulikult olen tegelenud ka erinevate inimese arusaamise teemadega, peaasjalikult coaching'u metoodika kaudu. Ja koolitajana, instruktorina, coach'ina olen siis tegelenud nii lasteaiaõpetajatega kuni riigikohtunikeni välja, ehk siis kõik erinevad valdkondade sektorid, mis sinna vahele jäävad. Ja üllatus-üllatus, probleemid on kõigil sarnased, et ei ole unikaalsed inimesed oma unikaalsete probleemidega. Lõpuks on kõigil ikkagi sarnased mured ja probleemid ja me nimetame seda kombatandiks ühise nimetaja alla, need on juhtimise probleemid ja võib-olla sulgudesse siin ette võiks panna enese juhtimise probleemid. Sellepärast, et me ei saa ennem hakata kedagi teist juhtima, kui me ei saa iseendast aru ei oska ja ei saa iseendaga toime tulla. Mhm. Lühike tutvustust, kust ma tulen, mis ma teen ja kuidas ma teen. Väga äge. Mis te praegu teete? Te teetegi neid koolituse coaching ut, sa ütlesid, et see on su taust. Kas praegu on ka kõik need samad asjad laual? Jaa, loomulikult kõik needsamad asjad on laual, küll aga nüüd selle 4 aastaga oleme me siin Eesti koolitusmaastikul turul aru saanud, et hästi palju räägitakse ilusat juttu, aga tegudesse need asjad lähevad väga vähe. Ja, ja me oleme oma nagu treeningutes, me nimetame oma koolitusi tegelikult treeninguteks sõna otseses mõttes, et kui me midagi räägime, mis me tahame, et inimesed kohe ka teevad ja seostavad seda igapäevaelu ja oma töö ja juhtimise otsustamisega. Et me oleme loonud oma ai treeneri, kus nüüd tekib ka siis reaalne nagu info või data siis, et kas inimesed võtsid vastutust, siis nad peavad läbima seal sessiooni, kui nad selle programmi tellivad.
kuidas nad debrief isid ehk siis analüüsisid oma olukordi, siis me näeme, mis küsimusi esitasid, mis probleemid olid, mis tulemused olid ja kuidas need ellu viisid. Ja rasked vestlused, et kui on ettevõttes probleemid, tihtipeale on kas ühe või kahe või kolme inimesega, on ju, et neid ei ole tihtipeale palju, et kuidas ette valmistati vestlus, mismoodi see ära tehti, sinna tekib data sisse, on ju, siis mina treenerina saan siis järgmine kord kohtumisel küsida, et kui seal ei ole midagi lahendatud, siis on küsimus, et miks, on ju, et kui te maksate väga palju raha selle programmi ja treeningu eest, et miks te siis ei tee asju. sealt tulevad välja need probleemid, siis me saame sealt jälle toetada mingi teise nurga alt. ehk siis see on midagi, mida ei ole näinud mitte kuskil ja me tuleme sellega üsna pea augusti lõpus välja. kõik saavad seda proovida, kes on vähegi huvilised. me oleme seda nii-öelda piloodina testinud 6 üsna suures organisatsioonis. seal ai-s on tehtud peaaegu 1000 vestlust, eks tegelikult datat on tegelikult väga-väga palju juba, et see töötab, see on efektiivne. väga äge. See tundub nii paradoksaalne, et inimesed võtavad selle ai abilise selleks, et vastutust võtta ja tegelikult ringiga, miks siis pole vastutust võetud ja tegutsema hakatud, jah? Et Mm, jõuab sinna juurde. jah, võib-olla see on see, et inimesed tänaseks on juba üsna palju harjunud selle ai-ga töötamast ja noh, tegelikult ega see, mis nad siin sisse panevad, see on sisend mulle ikkagi iniminstruktorile. et lõpuks mina räägin selle inimesega 4 silma all või siis selle tiimiga koos. et see on sisend, see on lihtsalt minu jaoks instruktorina lihtsalt tööriist, töövahend, et see ei tähenda, et ai mingeid asju ära teeks, ta on lihtsalt tööriist, et mind on üks, aga ma jõuan läbi selle tööriista kogu organisatsioonini tegelikult. väga äge ai kasutusjuht, et see on toodud sellise inimliku poole treenimise juurde. Aga räägime sellest vastutuse võtmisest ka. Laulusõnad olid küll sellised, et kõigil juhtub ja kuidas olla parim või parem juht, kuidas tegeleda nende muredega, olukordadega. Mis see vastutuse võtmine siis tähendab? No mida ta siis tähendab, vastutuse võtmine? et siin me peaks ära defineerima natuke sõnavara. ehk siis on vastutusala, eks, et kus me saame teada, kui ma olen töötaja ühes ettevõttes, kus ma tean, mis on minu vastutusala. Lähen ja vaatan töölepingust või ametiühendist, on ju, seal on kirjas tegelikult, mida minult oodatakse, mille eest ma vastutan väga selgelt, on ju. siis on vastutusele võtmine, on üks termin. siis mille eest võetakse vastutusele? noh, kõige selle eest, mis minu vastutusalas toimub, on ju. see, mida ma olen töölepingus kokku leppinud, hästi lihtne ja selge, on ju. siis on omanikutunne, et tuleb mängu, see tuleb nüüd sellest ingliskeelsest terminist ownership, eks. et omanikutunne, mis see on väga selgelt minu vastutusalas, see on kõik minu, väga lihtne on seal tekkima see omanikutunne, et arusaadav, minu vastutusalas, mina vastutan, see on minu probleem. nüüd, mis see ekstreemne omanikutunne või see extreme ownership, mida me siis õpetame, mida see tähendab, on see, et kas ma tegin ära kõik, mis oli vaja ülesande täitmiseks. ehk siis ma toon näite, et kui äh, minu ülesanne täitmist segab või piirab probleem, mis on teises osakonnas, kas ma saan hakata selle probleemi omanikuks? mis sa arvad, Jaanika? Saab. saab, enamus inimesi koolitusruumis ütleb, et ei saa. aga kui ma ei saa, siis tegelikult ei saa minu osakond edasi liikuda ja näiteks meie paneme siis oma tootmisest masinad seisma ja või müük teeb oma hea töö ära, aga tegelikult tootmine järgi ei jõua, mis me siis teeme, ei müü enam või? et Jonnime. saan küll hakata, kõige parem viis hakata probleemi omanikuks on lihtsalt minna ja rääkida selle osakonnas, selle osakonna juhiga või ükskõik kellega, et viia see info sinna, et ma näen, et seal on mure, kas ma saan kuidagi aidata, kas on midagi, mida meie siin tootmises saaks teha või meie müügis saame teha, onju. aga noh, see, et ei minda rääkima ja selle taga on tihtipeale suhted, number 1, et on keerulised suhted või neid suhteid üleüldsegi loodud. see, et paberi peal on öeldud, et me peame omavahel koostööd tegema, see ei tähenda mitte midagi. inimesed teevad koostööd nende inimestega, kellega neil on omavaheline hea suhe. vaata, töökeskkonnas on hästi oluline minu meelest hoopiski see
professionaalne suhe ennekõike, sellepärast me ei saa kõigiga sõbrad olla, see ei ole loomulik, see ei ole võimalik. Võib tekkida, mõne inimesega tekivad siuksed paremad suhted ja see aitab loomulikult palju kiiremini mingeid asju ellu viia, aga selline professionaalne, heatahtlik, oma kolleege aitav käitumine, huvi tundmine ja kõik see peaks olema number üks. ja nüüd tundub mulle, et palgatöötajana on maru lihtne, meil on paberi peal, mis me kõik peame tegema ja siis professionaalselt läheme tööle ja teeme kõike seda, võtame vastutust teise osakonna probleemide eest, sest mõistame, et see toimetab ka või noh, mõjutab ka minu osakonda, onju. nüüd Mhm. veebikoolis on valdavalt vabakutselised, üksikud inimesed selles mõttes, et nad on üksi oma ettevõttes, heal juhul delegeerivad nad midagi raamatupidajale, midagi võib-olla assistendile, midagi võib-olla mõnele siis tuttavale, kes saaks mingi väikse jupiga aidata või ma ei tea, elukaaslasele, lastele midagi, aga üldiselt ollakse üksi. ja Mhm. võib-olla isegi pole lepinguid klientidega, kust oleks võtta see, mille eest mina nüüd vastutan. pluss, kui sa oled ettevõtte juht ja sa oled seal üksi, siis sa vastutad kõige eest üksi, aga kirja sa ju ei pane, mida kõike ma peaksin tegema. või äkki peakski panema kirja? kuidas siis olla, kui noh, ma tahaks vastutust võtta ja saan aru, et mina pean ise oma probleeme lahendama, aga mul ei ole seda tiimi, mul ei ole töölepingut ega ametijuhist. Mhm. Hea küsimus, kirja ma soovitaksin kindlasti nüüd panna, sellepärast et pea ei ole prügikast, sinna mahub üks, kaks, kolm, neli, viis asja korraga, rohkem sinna ei mahu. Et see on number üks asi tegelikult, võtan kinni kohe Jaanika su sellest kirja panemisest. süsteeme on vaja, et kui sa tahad luua head jätkusuutlikku ettevõtet, ettevõtlust, selle juures ise terveks jääda, siis on vaja süsteeme. Ka meiliboksi haldamine on süsteem, mis oma aja planeerimine, oma kalendri planeerimine on süsteem ja nendest tuleb ka kinni hoida, et kui ma teen näiteks müügikõnesid hommikul kella 9-st kella 11, siis ma teengi ainult müügikõnesid, ei tegele muude asjadega ja nii edasi, on ju, et kõik hakkab pihta väikestest süsteemidest. nüüd, kui ma mõtlen ettevõtjana, et aga mul ei ole meeskonda, siis ma arvan, et see on natuke selline kitsas vaatenurk, sellepärast et ettevõtjana minu meeskond on kõik, kellega ma kokku puutun. sest et mul on vaja teisi inimesi, et oma ettevõtet ehitada, mul on vaja konsultatsiooni, mul on vaja nõu, mul on vaja koostööpartnereid, mul on vaja tarnijaid, hankijaid, kõike seda mul on vaja, mõnikord on vaja lihtsalt infot, onju. ja, ja see hakkab pihta sellest, et ma ise tean, mida ma tahan teha, mis see mu see eesmärk on, kuhu ma tahan jõuda, et hästi raske tegelikult on seda ära defineerida tihtipeale. et kui ma tean, mida ma tahan teha, et tihtipeale ongi inimestel nii organisatsioonis töötades kui ka ettevõtjatel see, mida ma tahan saavutada, üsna nagu hägune. et jube raske nagu sihtmärki lasta, kui rääkida kaitseväelaste keeles, kui ma ei näe, mida ma pean laskma. no ei saa ju pihta saada, kui ma ei tea, millal ma pean pihta saama, onju. ehk siis see eesmärgi seadmine on ülioluline ja see on väga keeruline, et me oleme ise samamoodi kombatandi ettevõttes ettevõtjad ja see ongi väga raske. et õpetada seda on, võiks öelda, et nagu lihtne, aga seda ellu viia, et kui me teeme treeninguid ka, et näiteks 15-minutilise meeskonna harjutuse jooksul, kus siis tuleb ka seada eesmärke, teha plaan, siis see on tegelikult väga keeruline ka lihtsas mängulises harjutuses, onju. Miks? Sellepärast, et inimesi ei ole õpetatud ega treenitud seda tegema. ja nüüd, kui see tuleb palgatöölt näiteks ettevõtjaks, mitte keegi pole mulle õpetanud ei kodus, ei koolis, ei ülikoolis, ei tööl, pole näinud head eeskuju juhtimises. Kuidas ma peaksin seda siis oskama? ja sealt see kõik kolinal maha kukubki. nüüd kaitseväes, kui ma toon nagu selle militaarkonteksti sisse, siis me ei saa minna oma kogemuse näitel Afganistanis sõjalisele operatsioonile, kui me ei tea, mis on meie target, mis meie eesmärk on. Kelle me peame kinni võtma, lähme lihtsalt kuskile külla ja teeme midagi. et ei, niimoodi need asjad seal ei käinud, sellepärast et meie elu on kaalul ja inimesed saavad surma seal. et see tundub nagu hästi naljakas praegu, aga ei, see igapäevaelus see tundub, nii see on juhtub, lähme teeme midagi. see on nagu päris väike ettevõtlus, et nagu noh,
võib küll tuua seda paralleeli, et kui sa ei tea, mida sa ettevõtjana teed, siis sa oledki nagu suvalises külas ja mõtled, et kas ma nüüd lasen kedagi või ütlen talle tere või mis mis ma ma nüüd teen siis siin? teen. See oli ikka väga täppi näide. Jah, ja nii see elu käib, et kui sealt saab kuidagi liikuma hakata, siis tuleb minu meelest sealt järgmine samm on hästi oluline selline või selle ettevõtja siis hoiak. Et mina ehitan suhted teistega. Mitte see, et minu partnerid peab minu suhted ehitama, sellepärast et noh, ma ei tea, nad saavad mulle teenust pakkuda, mis iganes. või klient peab minuga suhet ehitama, et mina saaksin talle head teenust ja toodet müüa. see ei käi ju niimoodi, et see on ikkagi, et mina pean mõtlema, kuidas ma ehitan suhted teistega, siis seal tekivad silad, on ju, ma ei tunne neid inimesi, ma ei näe neid kogu aeg. eks siis, kuidas ma kogu aeg lõhun neid silasid, siis ongi see, et ma pean mõtlema, mismoodi ma siis ühendun või connect in nendega, mismoodi. teiseks, mis on see Silo on. plaan? nii, sa tahtsid midagi öelda? Ja mis see silo on? silo on selline, no vaata, tuleb sellest sõnast, nendest eraldiseisvatest silotornidest, mis jääb heina tegemist alles, pannakse need Mhm. sisse, need on siuksed tornid. See tähendab igapäevaelu, noh seda kasutatakse hästi palju nagu sellise metafoorina. nagu eraldiseisev, klapid ees, üksi toimetan, kellegi teisega ei arvesta. silo. mõnes mõttes iga inimene on ka eraldi silo. sest et igalühel on oma see, mismoodi ta mõtleb, mis on ta maailmavaade, harjumused, kultuur, see on nagu hästi erinev. nüüd, kui me paneme korraks ettevõttesse ja meeskond, ütleme 20-liikmeline meeskond, siis meil on seal 20 erinevat silo. et selle tiimi juhi ja meeskonna ülesanne ongi siis lõhkuda nii, et me saaksime üksteist paremini tundma, kohaneksime ja kuidas see nagu kokku mängima panna, onju, et me ei saa igaüks oma egoga peale näidata, mina tahan, et oleks niimoodi, sest ma olen harjunud nii tegema. seda tihti juhtub, aga meeskonna töös me peame arvestama kõikide teistega ka. et jällegi, et võib-olla igapäevatöös, organisatsioonis, ettevõtluses, et see on selline natuke sihuke hea jutt, võib-olla mõni ütleb, onju, aga kui me paneme selle jällegi sellisesse keskkonda, kus tagajärjed võivad olla fataalsed, näiteks lahinguväljale, siis kõik saavad aru, et me peame tegema ülekattega tööd kogu aeg. 360 valve peab säilima, kui me liigume, onju. ja igaühe silmapaar on nii oluline, igaüks, mida ta ütleb verbaalselt, mida ta edasi annab, see info on eluliselt nii tähtis. eks kui me paneks need samad meeskonnad samasesse olukorda, nad kõik tahaksid hakata neid silosid kohe lõhkuma. et jällegi, et igapäevaelu keskkond lihtsalt tihtipeale ei soodusta seda. et noh, et te olete täiskasvanud inimesed, peate ise hakkama saama. tegelikult nad vajavad juhtimist ja selle probleem ongi taga halb juhtimine. Ja mille juhtimine siis kõige hullem on, et väikeettevõtjate puhul on siis enda juhtimine? kõigi puhul võiks öelda, et nagu me sinuga omavahel ennem soojenduseks rääkisime, siis kõik probleemid on juhtimise probleemid ja ma ütlesin sulle ka, et sinna alguses paneks sulgudesse enesejuhtimise probleemid. et, Mhm. et kuidas see juhtimine käib, me juhime ju inimesi, on ju, et jah, et siin on erinevaid arusaama, et saab juhtida ainult protsesse ja nii edasi, et ei, et aga noh, me võtame tööle inimesed, kes neid protsesse tegema tulevad, inimesed tulevad kogu oma selle pagasiga, mis neil on, oma murede, probleemide, asjadega, kui me ütleme ükskõik, kas siis väikeettevõtjana, kellel on ainult partnerid, tarnijad ja hankijad ja kõik muud, on ju, või siis organisatsiooni juhina, et teate, et siin tööle tulete ainult tööd tegema, muud mured tegelege ise kuskil mujal. see on ju hoolimatu käitumine, kes tahaks sihukeses ettevõttes või sellise partneriga töötada, kes teistest ei hooli, ainult mina, minu raha, minu käive, minu Ferrari'd, on ju. et me ei taha sihukestes organisatsioonides töötada. tihtipeale inimesed töötavad sellepärast, et neil on hirmud, et aga mida ma siis teen, kui ma valin midagi muud teha. noh, küll sa välja selle mõtle, et keegi pole sellepärast välja surnud, et nad töökohta vahetavad. aga väga paljud lihtsalt ei tee neid samme ära, sellepärast et hästi suur ebakindlus on. aga teistpidi, ega keegi teine teie elu nagu ei muuda, et me ei ole, mitte keegi sinu eest ei saa seda otsust tegema tulla. et see ongi see kõige suurem nagu lõhe selle vahel, onju. et me olemegi eestlastena nagu hale koomiline nagu öelda juba, et siuksed kannatajad, me kannatame ära, noh, aga okei, siis kannata kahju natuke nendest inimestest.
et me ei ole puud, et meil on juured all, et siis liikuda, me saame valida, täna on nii lihtne tegelikult valida, juba uurida endale, milliseid võimalusi ma saaksin veel kasutada, et näiteks uut tööd leida, noh, küsi ai käest, on ju, ta õpetas, sa saad isegi õppida läbi selle ülikiiresti mingi uue oskuse selgeks, on ju, ühesõnaga neid, kes tahab, leiab alati lahenduse, kes ei taha, leiab alati probleeme ja takistusi ja asju, miks ei saa midagi teha. see on no see hoiaku on alati see küsimus. mõtteviisi küsimus, on ju. aga kui me räägime nüüd vastutuse võtmisest, siis Mhm. kuidas sellises olukorras võtta vastutus, nagu sa enne tõid, et need põhimõtted lahingult, kuidas tuua nüüd need igapäevaellu? Meil ei ole neid oskusi, nagu sa ise ka ütlesid, et kui inimene tuleb palgatöölt, õpib, hakkab siis uues valdkonnas ettevõtjaks, on Mhm. täiesti üksi, see üksik silo ja ei ole ka, nagu sa tõid näitena, 20 teist silot ümberringi, vaid ongi täitsa üksi ja kõik teised on konkurendid, on ju, et ei ole seal ka seda kuidas sa enne ütlesid, et kitsas vaateväli on ju. Et on veel kitsas vaateväli, ma olen üksi, ma Mhm. olen silo, ma pean üksi selle raha saama. Pole ka süsteeme, pole võib-olla ka eesmärke peale selle, et ma palgatööle tagasi minna ei taha, ma tahaks selle uue asjaga raha teenida. Mhm. kuidas siis nüüd need lahinguvälja põhimõtted rakenduvad, mida saab endale öelda? nii, ma tulen nüüd, hüppan selle vastutuse võtmise 5 sammu juurde, mida me siis ise elame oma ettevõttes Combaterendi ja õpetame ka teistele edasi. ehk siis, kui ma olengi nüüd see inimene, keda sa kirjeldasid, siis võta endale paber ja pastakas ja pane kirja, mis see juurprobleem on. mis takistab sul praegu midagi tegemast, edasi liikumast. mina ei tea, mis see siis on. eks sa ise tead, sa pead selle üle juurdlema, pane see kirja. ja see võib-olla ma on võin sulle öelda, alguses mis meil väga. tavaliselt on inimestel või? nii, Nad ei julge. Nad nii, arvavad, et ma ei nad ei ole enam nad, tead seda petturi sündroomi, kes olen mina, et tea. mina nüüd algajana võiksin tulla turule. väga hea, nii, paned, et juurprobleem on, et ma ei julge. teine samm on see, et selgita nüüd või mõtle selle peale, mis on see mõju sellele, mida ma tahan saavutada. nüüd, mis on mõju eesmärgile, aga see tähendab seda, et sul peab olema mingi eesmärk, on ju. muidu ei saa seda mõju kuidagi välja tuua. ja veel parem, pane see mõju nüüd oma, kui sa oled, ma ei tea, ema, isa, mees, naine, pane see oma pere konteksti. kui ma nüüd olen siin hirmunud ja ei julge midagi teha, siis kuidas see minu perekonda mõjutab, minu lapsi, minu naist, minu meest, minu kaaslast? kui mina olen näiteks sissetuleku tooja, kuidas see mõjutab, mis ma siis ütlen lastele, et ma ei julgenud kõnesid teha kliendile, sellepärast et täna see kuu süüa ei saa või? et tegelikult see mõju tuleb panna kirja ja tuua ka teised lähedased inimesed siia mängu meeskonnas. ma toon välja mõju meeskonnale ja me ühisele eesmärgile, on ju. meeskonna liikmena või siis juhina, kui ma seda vastutust võtan. nüüd kolmas samm, hakka oma probleemi omanikuks. Ehk siis see ongi see vastutuse võtmise koht. kes teine saab sinu juurprobleemi omanikuks, eks kes saab hakata selle omanikuks, et sa ei julge? ainult mina, on ju. no ma mõtlengi, et see on täielikult minu viga, et ma ei ole sellega tegelenud. see on minu probleem, et mina ei julge. ja nüüd, kui ma selle endale panen kirja, mõtlen selle peale, siis ma pean välja pakkuma lahenduse, mida ma teen sellega, et ma ei julge. tihtipeale on vaja infot juurde, õppida midagi, rääkida kellegagi, treenida, minna koolitusele, vaadata veebikooli veebinari, tulla komputeriga rääkima. no jumala eest, küsi ChatGPT-lt nii palju võimalusi, mida ma nüüd teen sellega, et ma ei julge. vaatan kedagi, kes on ka olnud sihukeses olukorras ja õppinud temalt, loen mõne raamatu. Äh, Neid võimalusi on mustmiljon tegelikult. ja 5 samm ongi see, et ma panen kalendrisse või märkmikkalendrisse, kuidas iganes keegi kasutab, millal ma siis seda teen, millal ma teen, et ma lähen ja kuulan seda veebikooli seminari nüüd järgi, on ju, näiteks. mida ma teen ja nüüd see protsess käib uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti. tuleb uus probleem, selge, jälle juurprobleem, mõju meeskonnale, eesmärgile, hakkan probleemi omanikuks, mis on lahendus, tegutsen. aga kui siis ikka kalendris oleva asjaga ei julge tegeleda, sest hirmus on? no ma ei tea, siis on kahju lihtsalt nendest inimestest. ei ole väga head. hirmuga on see teema, et ega keegi ei saa sinu eest seda jalga tõstma tulla, et hakka nüüd astuma, onju. hirm on hea, hirm tegelikult paneb meid tegutsema.
hirmust peab, tegutsema peab hirmust hoolimata, see ongi julgus tegelikult. et see, mida ma kardan, ma kirjutasin, kui kedagi huvitab, siis otsige üles Combatredi kodulehelt blogist, et kuidas see pealkiri oli, et kui hirmukompass näitab mulle, et ma kardan, siis see on täpselt see, mida mina pean tegema. Et mina nagu kasutan seda hirmu enda kütusena. Midagi tekitab mulle hirmu, siis järelikult seda ma peangi tegema. Uurin välja, kuidas ma saan teha, kes on seda teinud, kes on selles õnnestunud, mis on need veakohad, mis tehakse tihtipeale. Ehk siis teen endale selle asja selgeks ja siis hakkan liikuma. mulle No tundub, et sa näiteks oled paneme selle äärmiselt. lahinguväljale, onju. Me ei saa lahinguväljale ju minna. Eesti riik ei oleks saanud või ei saa enda kaitseväelasi saata kuskil rahvusvahelisele sõjalisele missioonile, kui kõik kardavad. Kõik sõdurid kardavad surma saada. Ja see ongi paradoks, et nagunii me kardame. Sellepärast, et fakt on see, et sõjalisel operatsioonil juhtubki siukseid asju. Kui me võtame suuri riske, et saavutada suuri eesmärke, siis kahjuks see on verehinnaga. Ja ka Eesti kaitseväelasi on 11 hukka saanud lahinguväljal. Sellel on ülikõrge hind. Aga nüüd, mis see lõpptulemus oli, et meil on boots on the ground, NATO baas Ämaris ja nii edasi, et strateegiliselt vaadates, noh, see on see hind, mis meil tuli maksta, on ju. Et ehitada suhteid ameeriklaste ja teiste liitlastega. Mulle Hirmust meeldib see, mis sa hoolimata. kokkuvõttes ütlesid. Vaata, me oleme teinud veebikoolis neid koolitusi ja õpiprogramme nüüd juba 4 aastat, varsti saab 4 aastat siin septembris. Ja meil on sellised õpiprogrammid, kus inimesed tulevad karjäärivahetust tegema ja nende taust on ikkagi olnud see, et keegi on neile koondades öelnud, et sind ei ole enam vaja. Ja siis on raske seda julgust, et võtan selle julguse ja otsustan, et okei, ma nüüd tulen õpin näiteks veebikoolis, kuidas kodulehti teha ja hakkan seda teenust pakkuma. Ja see õppimine on kõik tehtav, on ju, sellepärast et see on endale ja selle vastutuse saab võtta ja sellega saab tegutseda ja kodutöid saab kaasa teha. Aga siis see hetk, kui programm hakkab lõppema ja nüüd on vaja minna turule sama vastutusega siis kliente leidma endale, et ega need kliendid tulevad ainult siis, kui nähtav olla, kui tegutseda, kui nagu sa ütlesid, neid müügikõnesid teha või kirju kirjutada. Ja siis tekib see julguse küsimus, et kõik need, kes olen mina, et ma siin alustajana võin ennast appi pakkuda. Nüüd ringiga jõudsime sinna, et sa mõtled need põhjused läbi ja siis paned endale kalendrisse ja siis kuskilt tuleb see distsipliin, et pihta hakata ja päriselt iseenda kalendrit austada, onju. Aga see viimane asi, mis sa ütlesid, et see ongi hind, mis tuleb maksta, et ettevõtjana toimetada, et natuke saab tuua, see on küll väga vägivaldne paralleel, aga et lahinguväljale lähevad ikkagi need, kes sellele sinna sobivad. Ettevõtjaks peaksid hakkama need, kes selleks sobivad, onju, et ma lisasin juurde, et kõik võimaluse ennast ette valmistada selleks, ega lahinguväljale ei saadeta ettevalmistamatuid, vähemalt Eesti kaitseväest ei saadeta. Mujal maailmas on see veits keerulisem, aga et me ei saada sinna ette valmistamata üksusi. Ehk siis trenni on vaja teha, on vaja ette ennast valmistada, kurssi viia asjadega, õppida, harjutada, ma ei tea, kui me räägime kõnedega, on vaja harjutada neid kõnede tegemisi, enne kui ma võtan päriselt toru, on ju. Mul on võimalik luua ChatGPT-ga erinevaid stsenaariumeid, nii-öelda matkin seda telefonikõne peegli ees ja räägin läbi või võtan videosse ja analüüsin pärast. No tegelikult on mustmiljon asju, mida on võimalik teha, ehk siis tee plaan, kuidas sa valmistad endast ette ja siis võta väikseid samme ja sa saad päris kogemuse, teed analüüsi, mis läks õigesti, mis läks valesti, mida muudan, siis muuda, harjuta ja mine tee järgmine väike samm. ja pea kogu aeg meeles, et ainult sina vastutad selle eest, et need muutused toimuksid. Ainult sina oled oma probleemides süüdi, vahet pole, kas sa oled siis põhjustanud osapool või teine osapool, aga see, et sa oled probleemis osapool, tähendab, et see on sinu probleem. see on väga Nüüd, hea, ma saan, kui ma hakkan oma probleemide omanikuks, siis mina olen see, kes saab neid ka lahendada. mhm. Et mul on Mina rohkem isiklikult kontrolli oma elu üle. täpselt. Mina isiklikult sattusin täpselt teie koolitust, ma võtsin selle läbi turunduslabori, kui ma enne küsisin inimestelt, et kas nad on Combat Redist varem kuulnud, siis läbi turunduslabori olid vähemalt osad. Et mina võtsin sealtkaudu teie koolituse siis, kui see tuli ja ma mäletan, et sellel hetkel, kui oli vastutuse võtmisel see materjal, siis mul just oli konflikt siis kliendiga,
kus mina Mhm. väljendasin ennast hästi sõbralikult, aga teine pool oli halvas tujus, tal oli väga raske päev selja taga ja tema luges seda väga negatiivselt. Mhm. Ja see hetk, kui ma lihtsalt võtsin telefonitoru ja ma sain aru, nii, mina vastutan selle eest, et ma ei teadnud, et tal halb päev on ja lihtsalt helistasin ja vabandasin, siis see oli ikka äärmiselt vabastav tunne, et ma oleks võinud Mhm. ju siunata, et küll teine on nõme, Mhm. kuidas ta mind ei tea või lõpetada päevapealt temaga suhtluse või kliendi, saata, ma ei tea, lepingu lõpetamise. Ma sain aru, et selles konfliktis olin mina süüdi, kuigi ma ei olnud viga teinud, siis ma ikkagi olin selle konflikti osapool ja sellest vabandamisest tegelikult täiesti piisas. Et suhted oleksid veel aastaid väga head, et selliseid asju juhtub, nagu laulusõnad ütlesid, onju. See vastutuse võtmine on mind ka aidanud, mitte küll nii palju, et ma olen julge, vaid lihtsalt ma võtan selle vastutuse, sest ma olin selles noh, et ma olen selle olukorra osapool ja kõik, millega ma kokku puutun, nii on. Oma lapsi ma kasvatan nii, et kui nad mul siin jobud on, siis ikka sellepärast, et mina nende ema olen. Ja kui minu käibenumbrid on ettevõttel sellised, nagu nad on, siis ikka sellepärast, et mina suvel näiteks puhkasin või kui programmid ei müü nii hästi, kui ma tahaks, siis võib-olla sellepärast, et mina ei teinud seda sotsmeedia postitust ära. Ja samamoodi ma võtan ka vastutust selle hea eest, et see on midagi, millest me täna üldse ei ole rääkinud, aga see kiitus ka endale, et kui asjad on ikkagi hästi, kui mina saan lubada endale suvel 6 ajast puhkust, siis see on sellepärast, et ma olen piisavalt hästi süsteemi loonud, et ma saan puhata, onju. et see Täpselt. vastutus tuleb tegelikult, mina nagu töötan isiklikult selle suunas, et ma vastutan selle kõige hea eest, mis mul on, et vaata, kui palju seda on, onju. no et see läheb kokku ühe meie põhimõttega, mida me õpetame, on distsipliin võrdub vabadus, on ju. et kui ma nüüd olen distsiplineeritud kõik oma asjad ära tegema, mis ma olen planeerinud, et ma saaksin võtta juuli vabaks ja käia reisida oma perega, olla koos, nii edasi, siis see ongi see vabadus, mida ma nüüd selle distsipliiniga endale loon, on ju. et kui ma olen noh, selline, et lähen sinna külla ja vaatan, mida ma siin tegema pean, no ei loo mingit vabadust väga. et lähen lihtsalt Tallinna linna ja mõtlen, et huvitav, kas keegi tahaks mult midagi osta, minu teenust või toodet. keegi ei tulegi mu juurde. no ei loo väga vabadust juurde endale sellega, onju. et rohkem nagu õnnetust ja probleeme, onju. aga see kõige suurem piirang sealjuures, kui ma sind kuulasin ka, ongi seesamane, see ego, onju. et meil kõigil see tegelane on meie sees, ta ei ole halb, ta drive ibki meid olema siin ettevõtja ja juht ja parem juht ja looma asju, aga ta tuleb ohjes hoida. ta tuleb nagu iseenda kontrolli alla võtta, ehk siis et ma tunnistan neid asju, mis ma olen valesti teinud, kus ma olen mingi jama kokku keeranud ja ütlen, mida ma nüüd teen teistmoodi, kuidas ma ära lahendan selle. ehk siis, kui ma panen ennast nüüd sellesamase väike ettevõtja või alustava ettevõtja rolli, loomulikult ma teen väga palju vigu, me oleme Combateris väga palju vigu teinud. ja me tahamegi vigu teha, sest me tahame nendest kiiresti õppida ja siis me küsime, tunnistamegi, et panin seal puusse, ole hea, ütle, mida ma saaksin järgnevalt teistmoodi teha. Inimesed ütlevad sulle, nad tahavad aidata sind, siis nad tahavad veel su teenust ja toodet tarbida, onju. ja nad ütlevad sulle ja seda me oleme teinud iga koolituse lõpus, küsime QR-koodiga, mida me saame teistmoodi teha, mis meeldis, mis ei meeldinud, kuidas me saaks oma koolitust paremaks teha. ja sellepärast me olemegi saanud 3 aastat, aasta koolitusmeeskonna ja mis iganes preemiad, onju, inimestelt, et me kuulame neid, me ehitame suhet nendega, millest oli ka juttu. väga äge. mul on nii kahju, et meie aeg täis sai koos veedetud sellele ette nähtud ajaplokile. Kristo jagas ka siin vahepeal, et see 5. punkti kohta, et millal seda teha, et temal sobib Eat the Frog meetod ehk siis teeb hommikul kõige suurema töö ära. et see ongi Mhm. ilmselt see distsipliini küsimus, et mis sind aitab. Nüüd Täpselt. süsteemide osas, nagu Piia juba välja tõi, siis veebikoolis on üsna palju materjale tulemas, täpselt kuidas postkast korda saada, kuidas kalender korda saada, kõik need asjad on need, mida mina õpetan, tulevad septembris, praegu on nad eelmüügis, aga teil tuleb ilmselt varem, sa enne mainisid, et teil on üks seminar tulemas. Mis ajal ja ja kust selle kohta infot leiab? see peaks olema 25. augustil kell 10, tuleb üks veebiseminar, sarnane nagu see praegu, natuke küll pikem, kus kõigil on võimalik tulla ja tutvuda siis selle ennem mainitud ai kombatanidi treeneriga, saab sinna sisse tulla, tutvustama neid tööriistu seal, näitame, kuidas siis läbi seda tööriista kasutades siis
seda vastutust võtta, raskeid vestlusi pidada, debrief ida ehk siis mis läks õigesti, mis valesti, mida muuta. Ja anname siis inimestele selle kogemuse ja räägime neid asju nagu lahti. Ja see AI ei ole mingi ChatGPT või mingi muu baasil, see on meie enda ehitatud, meie doktriini järgi. Ta ei ütle sulle ette, mida sa pead tegema, ta küsib nagu mina, ta räägib nagu mina. Ta räägib nii nagu Combat Ready äh, päris treener, aga lihtsalt siis kirja vormis sulle. Et kindlasti on huvitav ja seniste pilootide põhjal juba väga tulemuslik ka. nii et tulge kuulama, pange kirja ennast. Olen 100% veendunud, et see on kasulikult veedetud aeg. väga kodulehelt ja äge, ma olen ka. Facebookist leiate selle Ma panin ülesse. lingi juba. Ma olen Super. kiire. panin teile siia lingi ja 25. august, mis päev on 25. august? Teisipäev. Meil on täpselt endal ka veebikooli amps teisipäeviti, aga see on Youtube'is järgi vaadatav, et minge vaadake siis, valige, kas teil on rohkem probleeme vastutuse võtmisega või ma veel ei tea, mis 25. august meil veebikoolis on, et kõike jõuab tarbida, aga tarbi seda, mis sulle endale vajalik on, et võta see vastutus oma aja eest, on ju, kuhu sa selle kulutad, Just. et sa pärast ei kahetseks. Aitäh sulle, Priit, oi, ma räägiks teiega alati nendel teemadel väga palju. Kindlasti kohtume me veel ja aitäh kõikidele kuulajatele. Kui kellelgi on nüüd veel mingeid küsimusi, siis te võite julgelt siia kirjutada. Saab Priit tulla pärast vaadata laivi üle, et ma saadan talle selle lingi. Ja ma küll praegu ei näe jooksvalt ühtegi küsimust, aga arvestades Facebooki, siis ma ei imestaks, kui mõni pärast ilmub. Aitäh sulle, Priit, aitäh kõikidele kuulajatele. Ma loodan, et näen teist omajagu siis inimesi Vibe Festil, mis on meie vibe koodimise festival, Eesti esimene ja algab juba täna, et kes on meil õpiprogrammidest täiega, on meil esimese asjana täna piknik ja enamike inimestega kohtume homme. Et siis taaskord teha samme selle suunas, et uus oskus omandada ja endale just nimelt, nagu sa enne ütlesid, üksi ei saa, üksi ei ole sul seda katet, sul on vaja inimesi enda ümber ja sellepärast see vaipkoodimise festival ka tuleb. Ja kui ma ei eksi, siis viimased 2 kohta on alles ka. Üks inimene mulle kirjutas, et ta plaanib selle 1 koha ära osta. No, kes tahab, siis jõuab veel liituda. Aitäh kõigile ja kohtume peatselt. Tšau! Nii, ma panen siit